Tere hommikust! Ma võiks vabandada selle eest, milline ma välja näen, aga arvestades, kui tore oli eile, siis ma ei vabanda. Vaadake mind sellisena, üsna väsinud, natuke pea valutab ka, kuigi ma väga kindel ei ole miks. Sest kokteilitada meile ikkagi väga palju ei saanud, sest järjekorrad olid seal pikad ja me pigem valisime vaadata artiste või nautida muud moodi aega. Oi, aga tore oli sellegi poolest, nagu tõesti nii tore, lihtsalt meil ilmaga täiega vedas. Mis veel? No Sara Larsson, XX ja Florence lihtsalt. No ikka tasemel artistid, ei ole midagi öelda. Et me siin just Kaisaga rääkisime, et tegelikult et 2 päeva oleks nagu kõige ägedam. Temaga 2 aastat tagasi käisin ja 4 oli nagu liiga palju. Et lihtsalt tervis ei pea vastu, et seal ikkagi palju püstijalul ja niimoodi. Aga et 2 päeva oleks nagu kõige parem ja tegelikult ma arvan, et kui oleks müüdud 2 päeva passe, siis me võib-olla, et oleksime ka tulnud siia 2 päevaks. Aga 1 päeva pileti hind oli 130 €. Ma nüüd ei tea täpselt, kui palju see 4 päeva pileti hind oli, ma panen selle ekraanile, aga 2 päeva piletit nad ei müünudki, ainult 1 päeva pilet, mis on nagu, et kui oleks 2 päevaks ostnud, oleks me 260 € maksma ja no ei. Kaisa nüüd käis pesus ära, ma kuulsin just ja ma lähen ka kohe pessu ja siis meil on plaan minna otsida üks väikene brunchi koht, kus süüa saaks. Tahaks mingit head peistrit. Olgu. Pessu ja sättima. Meeldib seda peelit kasutades, ma saan nagu mingi niimoodi seal olla. Sa muukid ka või? Hästi natuke panen midagi. Ma ei ole kindel, kas ma viitsin, aga päiksekreemi peab täna küll panema. Kui mul on nii palav. Crazy. Aga tõesti väga hea. Me poest eile leidsime sellised Lazy Oven Baked kräkkerid või? Ei, kreeker. Kräkker on ikkagi vist pepuvahe. Kräkkerid. Lazy kräkkerid. Need on nii maitsvad. Aga nad ei ole nagu liiga soolased. Ei ole jah. Täpselt hea maits. Hästi mõnus ja Eestis võiks nagu ka tulla. Need olid teiste maitsega ka. Mis see teine oli? Paprika ja sibul. Need võivad ka tulla. Me lähme sinna ja see tundub väga mingi pop koht olevat. Keegi võiks tulla selle laua ära koristada, aga tegelikult ma nüüd täpselt ei tea, mida süüa võtta, sest õnneks siin on nagu 8 valikut, 9 tegelikult, aga ma ei oska täpselt otsustada, millist neist võtta. No see tuunikala tundub ka päris hea. Või siis see number 3, salvei ja selle meega grillitud juust. Me oleme siin sõitnud päris mitme taksoga ja üks asi, mida ma tähele panen, on see, et nad teevad autos suitsu. No muidugi loomulikult mitte siis, kui kliendid on autos, aga sa istud sinna autosse sisse ja see siuke suitsupahmott lööb ninna, et see on lihtsalt nii ebameeldiv ja meil siin
kohe üle tee on üks kaltsukas ja kui me oleme ära söönud, siis me äkki lähme tšekkame sinna ka. Meile saabusid matsad. Oh my God. Sina võtsid litši matša limonaadi ja minul on punase virsiku matša. Tundub väga huvitav. No, maitseme kohe. Vaadake, mis väike viiner seal kõnnib. Oi. Oh my lord. Väga antioksüdantne toit. Mis sa võtsid üldse? Siin on spargel peal ja rohelised uad, seda ma tean. Ja see peaks olema mingisugune pähklikreem. Pähklikreem. Ja, oli jah. Cashew. See on India pähklikreem. Kuule, aga sealt vist tuleb minu toit, mulle tundub. Yes. Thank you. Wow. Oi, kui palju juustu. Nii, me tulime nüüd siia kaltsukasse, mis üle tee oli. Väga nonju. Hästi palju kaupa. Väga palju kaupa on siin. Aga kõik on nagu suht kategoriseerimata. Noh, natuke tegelikult on ikkagi kleidid, bluusid. Aga mulle nagu võib-olla meeldiks natuke rohkem. Et kuna aeg on piiratud meil siin Poolas olles, siis teaks täpselt, mida nagu vaadata. Olgu, me nüüd surfame natuke siin. Hästi kaunis. Nii, meie liigume nüüd raudteejaama, et minna Gdanskisse. Ja seal me otsime üles Sephora, sest mul jäi ikkagi kummitama see Tarte Shape Tape'i see, jah, just. Kusjuures aga tegelikult see mitte kriimi eile oli ka täiesti okei. Ei tõmman nagu kuskile liiga keikiks või nii. Eks ongi see, et kui eelnevalt on niisutatud nahk, siis jääb ilus. Jah, aga nagu nii ei pane meiki, nii et jah, täpselt. Et ühesõnaga, kuna meil kulus eile liiga vähe raha. Raha jäi üle. Lihtsalt jäi üle. Siis me lähme ja kulutame seda. Vähemalt mina lähen kulutan. Ma olin arvestanud, et seal festivalil ikkagi nagu kulub mingi üle 100 päriselt. Issand, siis ma ei tea, palju meil seal täpselt läks, aga 20 € võib-olla või? No väga vähe raha kulus eile ja see on ju ainult väga tore. Ja me sõidame taksoga, mis lõhnab esimest korda nagu päriselt hästi. Siin on puhas, siin on nagu kõik, nagu salong on puhas ja siin on Ritualsi see lõhnastaja, autolõhnastaja. No seda on tunda. Väga mõnus. Jõudsime rongijaama. Me otsime mingi koha, kust piletit osta. Siit nagu saab kassast. Aga me läheme vaatame, äkki me leiame ise teeninduse. Aga siin on pisike mingi ajalehepoojake, McDonald's, Subway. Nii, 30 slotsi läks ehk 7 € ütlesid, jah? Nii pika rongiga mina ennem sõitnud ei ole. Ja siin on nagu kupeed. Hindised need. Aga me ei ostnud kohtasid. Et siis meil ei ole. Minu pärast mitte. Lähme lihtsalt. Ega me väga täpselt ei tea, mis me teeme, aga... No mis see kõik hullem sõlta? Aga siin ei ole. No võt, väga hästi, siis siia lähmegi. Me peame lihtsalt lootma, et me oleme õige rongi peal. Ja siis ongi kõik väga hästi. Tulime mingisse kohvikusse, väga isuäratavad asjad on siin ja ma ostsin ühe koogi selle mustsõstra maitsega. Nii tore, kohe saan proovida. Kahjuks see katki on, aga loodan, et ta teeb mingi head crunching. No siin ei kuule seda. Ei. Oli küll crunch. Väga mustsõstrane. Väga hea. Näeb hea välja küll. See on nagu vaht. Nagu mustsõstra vaht ja see šokolaad on natuke mõrkjas. Maitse. No ikka äärmiselt ebamugav on süüa seda. Kuidas ma seda praegu söön, on natuke kriminaal. Ei saa sirge näoga seda küll teha. Ei, see ei ole maitse väga hea. Tõesti väga hea. Aga nagu kui lusikaga esimene amps võtta, siis see ei ole sama. See crunch on seal nagu omal kohal täiesti. Aga siis edasi võiks süüa lusikaga pigem.
kui üks keskus on ilus, siis see keskus on ilus. No vaadake, mis nunnu siin poes on. Oi. Siukse koti leidsin endale, mulle nagu väga meeldib. Mulle meeldib, et kuidas ta nagu õla peal istub. Ta vaju siit alla ja parajalt mahukas on. Ja värv on ka tegelikult väga ilus, ma ei tea, miks ta siit natuke siuke pläsa ajab, aga võtan proovi muuta. No nii, tegelikult on siuke ilus tumepruun. Ma ei ole mul tegelikult ju ei ole vaja kotte, mul on kotte. Aga mul ei ole sellist kotti. Proovime seda ka korra. Ai, see ei ole nii mugav. Mul ei lähe see nagu niimoodi, et ma saaks panna. No see sang ei ole piisavalt pikk. Mina leidsin endale sellise 100% linasest pluuse ja Kaisa leidis prillid. Sellised väga ilusad prillid. No ikka suur on, aga ilus. Kaugelt nägin juba, et midagi sädeleb ja no öelge, et see ei karju Kaisa. Nii ilus. Proovime siis Stradivariuses riideid. Ma leidsin endale nii toreda kollase sellise luusikese. Täiega on ju, aga see on mulle väike. Ja Kaisa läks vaatama, et äkki on seda suuremat ka. Nii nunnu. Siis ma proovisin siukest pruuni. Siukse väga toreda funky lõikega keskelt piha ümber ja siis niimoodi laiad, aga see tegi mu rinna nagu veel suuremaks. Nii, oli või? Jah, nagu vesi. Mega ilus ja me avastasime, et siin on see Bath & Body Works ja ma ei ole seal mitte kunagi käinud. Et sinna me pärast lähme. Siin me jälle oleme. Aga täna kindla sooviga, nii et liiga kaua ei tohiks siin minna. Siia Sephorasse on nagu täiesti ohtlik tulla. Täiesti ohtlik. Vaatad mingi, nii väiksed asjad ja need 2 asja kokku on mingi 50 € või? Vähem ikka, ma arvan. No ikka igal juhul palju. Oh, just for one water. Yes. Ma olen näinud, kuidas ma ei tea, kas sa teed üks YouTuber USA-st. Oh my god. Ostis nagu kõik küünlad sellest poest, siis sulatas kokku ja tegi ühe Franken küünla. Kui cool, hästi lahe. Me tahtsime tulla nüüd võtta friikartulit ja väikest kokteilikest ja see koht igatahes siin ei müü neid asju, aga koht on muidu väga ilus. Me ikkagi saime sealt enda laetud friikad ja väiksed joogid. No nii, kokteilid on otsas, maitsesid väga hästi, aga no see ports oli nagu lihtsalt nii meeletu, et meist jääb see igatahes alles ja see on mõeldud ühele inimesele. No halleluuja, no. Nüüd me liigume kuskile edasi, tõenäoliselt tegelikult rongi peale ja kell on palju. Ja me peame nüüd magama hakkama varsti minema, sest kell on 9. Ei, 8. Kell on 8 ja me peame siuke 4 ärkama umbes või midagi siukest. Meil on nüüd väike segadus, me ostsime pileti ja seal näitas nagu 20-50 peaks minema. Perroonilt 1 leidsime tabloo pealt, aga siin nagu ei näita mitte. Ühesõnaga, me oleme veits segaduses. Tuli välja, et me olime vale rongi peal. Meil tegelikult nagu sisetunne ütles ka, et midagi on nagu nihu. Ma nagu täiega muretsesin, Kaisa on mingi... Tegelikult nüüd ta tunnistas üles, et ta muretses ka, aga kuna ma olin nagu murest murtud, siis no sisetunne... Ma üritasin rahulikuks siis jääda, et lähed ikka jõuame ja... Muidugi, ja tegelikult ega jõuamegi. Vahet ei ole täpselt, kus me siis maha lähme, ega siis poldid sõidavad ja pole hullu midagi, aga meil nüüd peaks tulema järgmine
21:10 loodame siis, et me oleme õige koha peal ja lähme õige rongi peale ja jõuame õigesse kohta kuigi see välja. naine ütles, et me peaks nagu teisele perroonile minema. Ta ütles võib-olla, ta ütles, ma ei tea, võib-olla peate teisele poole minema, aga siin on nagu küll näitab nagu just näe, tulebki. No, see on siis katse number 2 lihtsalt, ega seal muud polegi. Aga see näeb küll tavalise rongi moodi välja rohkem. Tundub, et see linn, kuhu me lähme, Gdyniasse, seal on nagu see lõpppeatus on igal juhul see, nii et ei ole hullu midagi. Me ju käisime eile poes. Ostsime ju snäkkidest vorsti, juustu, arbuusi ja no see alkoholi kogus ilmselgelt. Me ei jõudnud eile eriti juuagi. Jätame külakostiks. Tegime Kaisa kanali tarbeks just hauli, mis me ostsime täna. Ja me joome väga kauneid kokteile. Cheers. Ma ei ütle teile, mis siin sees on. Ma ostsin endale 100% linasest bluusi, siis Stradivariusest kollane, siuke raskest mõnusast materjalist tavaline tee, sellised pruunid, ka sellised hästi raskest kukkuvast materjalist. No väga, väga ilusad, ma loodan, et läheb mu jalga. Sealt veel 2 brossikest, sellised brossikesed. Stradivariusest läks need 3 asja, bluuspüksid ja brossid olid circa 32 euri. Sephorast Tart Shape Tape Creamy, mul seda pole olnud. See on nagu ekstra niisutav ja Huda Beauty see loose powder ja see lõhnab hästi. Nagu komm. Ma ostan veits vana naise parfüümi. Ma olen siis bougie grandma, kui ma seda kannan. Tegelikult mul oli korraks see tunne mingil hetkel, et äkki see linasest bluus, et okei, selle oleks võinud võtmata jätta. Ja siis ma mõtlen nii, kuhu ma selle 20 euriga siis läinud oleks. Mis see 20 eurot sulle elus ei anna sulle nüüd nii palju juurde, et pigem annab sulle see emotsioon, et ma sain toreda linase bluusi. Ja see päriselt sobis väga ilusti. Ja ma ütlesin ju, et mul ei raha alles, et ma pean splurgima ja kulutama ja... Ja kulutasid õigesse kohta. Täpselt. Kõigega mega rahul. Kotti oleks tegelikult ka tahtnud veel. Ja. Aga... Noh, siis see jääb mõneks muuks korraks. Mulle tegelikult natuke isegi meeldivad need taskud siin. Vaata. Ja ju. Mõnus, no mulle meeldivad taskud, aga noh. Olgu, nüüd tuleb veel viimased asjad kokku panna ja see müstiline kokteile luua ja siis kassu minna. Jep. Bye! Minu meelest me magasime nii vähe aega, et meil ei jõudnud isegi podjakas näkku tulla. Vau, mis päiksetõus. Vau. Kui mugav siin on, tuled uksest sisse ja kohe need check-in'i sellised alad ja lähed sisse ja põmm tehtud. Väga mugav. Siin on mingid täiesti huvitavad asjad, mida Eestis ei ole. Golden McFlurry, Big Mac sauce, see minu meelest oli Eestis ka juba olemas. Aga jäälated erinevad. Mis see on seesami kaste? Honey mustard, okei, need on küll uued. Sükest ma pole näinud. Ka cool, isegi matchat saab siin. Okei, kõlab hästi. Siin ongi ainult hommikusöögi menüü praegu nagu või? Jah, ongi. Mis asja? Ongi nii. No jaa. Siis on sedasi igatahes. Mõtlesin, ma näitan. Äkki on põnev näha, mis siin müüakse. Oliiviõlisadust. Kaiser. Mis see on? Ma ei tea, aga peaaegu Kaiser. You must take it. Toit käes. Mina võtsin friikad ja mingisuguse hommikusöögi wrapi, mis Kaisa võttis. Mina võtsin mingi vana
maitsenduse salatit on siin palju vahel. ja no ilma hapukoore kastmeta me friikaid ei söö. Kuidas burger on? Ta on natuke niuke igava ja kõvavõitu on, aga noh, No samas kana, halb ei ole. aga kana kipub ka olema minu meelest kuivam. Mul on siin peekon, omlett, seal all on natuke rukolat, tomatit ja vist oli mingi kastega, ma ei ole kindel. Meil juhtus nüüd siuke lugu, et me oleme endiselt Poolas, sest me jäime lennust maha. Ja see juhtus nagu eriti kreisilt, sest me olime tegelikult lennujaamas. Me olime oma väraval, ma arvan, mingi 20 meetrit lähedal McDonaldsis, sõime rahulikult. Ja lennuk väljus 6.30 ja meie läksime väravasse 6.10. Ja öeldi, et me oleme liiga hiljaks jäänud ja me oleme maha jäänud. Ja nüüd me siin oleme päris tükk aega juba kaalunud erinevaid variante, et kuidas me koju saame, sest Wizz Air, millega me lendama pidime, lendab Tallinnasse alles 2 päeva pärast. Teised lennufirmad on väga-väga kallid. Finnair muidugi täna õhtul läheb, aga see on vahemaandumisega kuskil, peab ootama 4,5 tundi ja see maksab 240 €. Et noh, võrdluseks on see, et kui me lendaksime Wizz Airiga 2 päeva pärast, siis me maksaksime 60 € pileti eest. Et see on ikkagi nagu päris suur hinnavahe. Korra käis peast läbi ka see mõte, et jääme siia, olemegi 2 päeva siin veel ja pühapäeval siis lähme selle soodsa lennuga tagasi, aga me lõppkokkuvõttes ei ole eriti kindlad, et see tuleks super palju soodsam, nii et kui see 240 € täna. Aga mulle tundub, et see, mis nüüd meil sõelale jäi, mis me nüüd tegema hakkame, on see, et me ostame piletid Varssavi lennujaamast Tallinnasse. 7 ajal läheb siis lennuk. Ma isegi ei tea, mis firma see oli. Ka Wizz Air on ju. Wizz on ikkagi kõige odavam. Ja lähme sellega koju. Nii et siit rongi peale, rongiga Varssavisse ja sealt lennujaamast siis juba Tallinnasse. Täielik pingelangus praegu, sest mul käed värisevad ja siuke seest keerab ja... Aga tead, see on õppetund nagu kõigile. Õppige meist. Esiteks, ärge jääge mökutama. Kui te tulete lennujaama, siis minge otse otsige oma gate ülesse, veenduge, kus see on. Hoidke sellel järjekorral silma peal, kui sa näete, et see hakkab lõppu jõudma, minge siis. Või minge kas või kohe, kui jõuate, vahet ei ole. Ja teine asi veel, olge oma soovidega ettevaatlik, sest me rääkisime Kaisaga. Võiks täiesti vabalt veel siin olla paar päeva. Ja põmm, meile öeldi, et te jäite lennust maha ja siis algul see oli šokk. Siis oli vahepeal juba naljakas. Ja nüüd on pingelangus. Ühesõnaga, siin on praegu alles ainult need ekstra leegruumsiidid, mis maksavad juurde, aga ma saan ka valida, et me ei vali siite ja siis võib juhtuda, et me tohiks eraldi. Vahet ei ole. Issand, ma niimoodi värisin. See ei ole üldse lahe. Vappevärin täiega, terve keha tudiseb. Ja nüüd ma tagantjärgi mõtlen, et me olime seal samas lähedal, me oleks võinud vahepeal nagu kiigata, et noh, me oleks võinud igast asju teha, ütleme niimoodi, aga läks niimoodi ja on niimoodi ja ega koju me jõuame, ega me siis ju siia ei jää. Ja see muudab praegu vähemalt küll, ma ei tunne, et see muudaks reisi nagu mõrudamaiguliseks. Ikkagi on nagu tore nüüd ikka. Jah, 175 € on siis pilet, et minna Varssavist. Ostan ära. Jah, sest see läheb ju otse Eestisse. Sealt. Ja. Ma pigem seiklen päeva jooksul, avastan veel Varssavigi natukene versus see, et ma istun siin, ootan ja siis ma lendan kuhugi, ootan veel 4,5 tundi. Ei viitsi. 750 on see järgmine. No
lihtsalt see komöödia nagu ei lõppe ja ma nimetan seda komöödiaks, sest meil on juba naljakas, meil on nagu päris naljakas juba. Me ei tulnud vale rongi peale seekord, aga me tulime rongi peale, mis sõidab teisele poole algul ja siis ta ootab ja siis ta läheb tagasi sinna, kuhu meil on vaja. Ehk siis ja see oli esimene pileti variant, mida pakkus masin. Me mõtlesime, jah, see on esimese väljumisajaga, loomulikult me võtame selle. just, et noh, mis meil oli mingi 20 minti oli aega, muidu me oleks pidanud veel kauem ootama, me võtsime selle, mõtlesime 20 minutit, ootame siis ära. Ja nüüd me siin oleme ja sõidame sinna poole, kust me tegelikult hommikul tulime. Aga me otsustasime, et me läheme lihtsalt maha endale tuttavas Gdynia seal pearaudteejaamas ja siis lähme seal maha ja lähme lihtsalt teise rongi peale ja no meil ei ole mõtet oodata seal ja sõita veel edasi sealt oma. Noh, ühesõnaga, see kõik on juba natuke naljakas, kogu aeg on ikkagi ka väikene ärevus hinges, et noh, see tegi päris hellaks see seik hommikul ikkagi. Kontrollöri onu vist tuleb jah. Aga meil on õiged piletid, lihtsalt me tegime rumalad otsused. Aga me ei teadnud, tõesti, seal masinas kõik on isegi inglise keeles. Seal ei näita nagu konkreetselt isegi kuhu platvormile sa minema pead, kui sa seda piletit ostad nagu hästi nõma. Long direction, yeah. Okay, thank you. We're a bit worried, so yeah, that's okay. Yes, thank you. Ta tegi sul kaugu sisse või? Okei, et selle sama piletiga me saame minna teisele rongile ka, et see on nagu vahepeatusega lihtsalt jah. No jah, vaata, ma ei tea, miks üldse müüakse selliseid pileteid. Mille jaoks ma peaksin ostma, kui ma tahan minna täiesti teises nagu vastupidises suunas. Ja kuhu mul oleks muidu minna nagu mingi 10 minutit või vähem. Ja nüüd ma teen mingi, no ma ei tea, siis kui pikka nagu võitsa selle. Täpselt. Aga see poiss ütles kohe, te olete vale rongi peal. Meil on mingi, ei ole vale rong. No vot, ühesõnaga mingi süsteemi muudatus võiks siin toimuda, et ei selliseid apsakaid ei juhtuks. Kas võib olla, et see järgmine rong jõuab, mis läheb üldse selles suunas, jõuab veel hiljem kui see, et me selle ringi teeme? Ei, ma ei usu, need lähevad nii tihti. Ma ei usu. No ei ole hullu ja tõesti, kuna kell on vähe, siis ma ei muretse. Kuna kell on vähe, siis ma ei muretse. Nii, me tegelikult tahtsime selle Krakowi rongiga minna, aga siin tuleb ainult eelregistreerida pilet, et sõita nende rongidega. Ja kuna meie jõudsime nagu liiga hilja sellele lehele, kus neid pileteid siis ostetakse, siis me sellele ei saanud, aga meil läheb tunni aja pärast uus rong. Sinna ostsime piletid, reserveerisime just kohad ära. Neid kohtasid polnud peaaegu üldse saada, kõik olid kinni juba. Et ja siis vaikselt liigume Varssavi suunas. You must choose euro, zloty, 1 or 2. Palju seal eurodes ütles sul? 44 ju, siis pane poolakas. Kassa numer 4. Dziękuję. Tulime sellisesse kohta nagu Mora, et lihtsalt võtta üks väikene tee ja lihtsalt natukene siis veetasin aega, et see on nii haige, et ma jälle Gdyni just tagasi. Me hommikul alustasime siin, siis me käisime ära lennujaamas. Nüüd me oleme jälle siin. Aga me saime piletid 11.22 väljub rong Varssavisse. Ja see sõidab 3 tunni 45 minutit. Aga me saame, ma ei tea, magada võib-olla natukene keelelisema panna ja magada ja... Me pidime ostma esimese klassi piletid, sest muud ei olnud, nii et siis meil on võib-olla natuke veel parem. Mugavam äkki ja me saame kõrgut istuda teises rongis, see võimalus täiesti puudus ja seal ei olnudki pileteid saada ju. Seisupiletid oleks saanud tegelikult. Jah, seisupiletid. Varssavisse 3 tundi. Ja siis raudselt kontrolli tuleb, ütleb, et ei tohi siin istuda, nagu maas. Maast oleks ka püsti ainult raudselt, et ei tohi vaata, nii et tegelikult on keha on väsinud. Ja 3 tundi und on ikka vähe, et sellega kaugele ei pauguta.
kus sul peab aju genereerima ikkagi kiiresti nagu mingeid lahendusi ja siis nagu sa otsid mingit 100 erinevat, siis meil käis nii mitu asja ka ei saa, aru ka ei saa millestki. Aru ei saa ja siis sul käib nii mitu varianti läbi, sa pead nagu otsuseid tegema kiirelt ja nagu parimaid otsuseid, siis nüüd sa oskad teha on ju ja siis sul kalkuleerimine käib lihtsalt ajus kogu aeg. Ja siis järsku on siuke nagu pingetunne on meil rinnus. No see, mina ütlengi selle kohta ärevus. See ongi täitsa nagu suruv vastik tunne rinnus ja aga me oleme siiani teinud ainult enda arust kõige paremad valikud, mida me oleme osanud teha. No ei ole hullu. No, ma ütlen seda nagu kogu aeg. Suures plaanis, kui vaadata asju, meil ei ole midagi hullusti. Meil ei ole tegelikult üldse midagi hullusti. Me saame täna ikkagi koju, see on väga suur asi. Ja meil ei ole niimoodi, et me praegu krabiksime senti kokku ja mõtleksime, et kas üldse koju saab. Et nagu selles suhtes nagu kõik on okei. Just. No mind sponsoreerib Rauno õnneks tagasi ja ta ütles selle peale, kui ma ütlesin, mis juhtunud oli. Nojah, ikka juhtub. No ja tegelikult nii ongi. Ja. Tegelikult ikka juhtub. Ja. Et ei ole midagi teha. Praegu nüüd me oleme siin. Ma loodan nagu väikseid samme ja ma loodan, et me saame rongis magada. Ja nüüd me ootame, et tuleks teenindaja ja siis me võtame, vähem mina võtan teed, ma ei tea, kas sa võtad midagi? Võiks ka teed juua. Kas see on nagu niimoodi ka on, et ei tea, et kas see nagu on ühele või ma arvan, et see saab jagada ikka. Et siis me võiksime selle teega mõelda. Nii tore TPD kullerteenus siin keset linna. Näite käepaelaga. No selle minu käepaelaga juhtus selline lugu, et me olime sealt festivali alalt välja tulnud ja siis mingid noored poisid küsisid, tere, et mis te selle käepaelaga teete? Ma olin mingi midagi. Kas me võime selle endale võtta ja siis me üritasime käest üle saada ja tead, tänu millele ma selle kiiresti ära sain. Mul oli see kinnas käes ja ma tõmbasin kindaga koos ja see tuli väga ilusti ära. See on minu ees. Ja ma andsin oma selle talle, eks ta siis läks sinna veel chillima sisse. Ma eeldan. Tore, sain poisid rõõmsaks teha, sest neil oli vist üks käepael puudu, ma sain aru, nad kolmekesti seal olid. Me just muljetasime Kaisa vlogisin sellest festivalist ja siis ma mõtlesin, ma jagan siia sükse väikse fakti, mis jäi jagamata. Aga ma jooksvalt jagasin päris palju, nii et me nüüd ootame, meil on umbes 20 minutit aega, enne kui me siit liikuma hakkame ja siis väga pikalt sõitma ja me loodame, et me saame magada. Seda me loodame. Kuigi ma vist juba rääkisin seda, nüüd mul tuleb meelde. Ma reaalselt värisen praegu. Lõpuks ometi me oleme õige rongi peal, me oleme saanud kinnitust. On see alles olnud sõit. Kõik proovivad nüüd hääldada seda koha nime. Gdansk. Ma tean, et see näeb naljaks välja, et ma mingi pimedas ruumis siin päikseprillidega olen, aga see rong sõidab kuskil nagu metroojaamas või ma ei saa aru. Natuke oli näha vahepeal. Mis sul on? Varbad on jääkuubikud. Päriselt? Seal oli ikka, selleks tore, et just liikus. Jaa. Et ei ole suhna, aga natuke saab mu jalga peal tuli kuidagi jahedada. Ja. Ja me täpselt ei saa aru, ma ei tea, kas te üldse kuulete mind, aga see millegipärast, meie see kupee ei lõhnanud pahasti, aga me tulime välja ja kogu see vahekoridor haiseb nagu piss. See, kui palju inimesi siin keskuses on, ei ole reaalselt tervislik. See on crazy. No küll on ilus. Me käisime hästi korraks Sephoras, et nuusutada seda Capri in a bottle. Käisime nuusutamas kajali lõhna sidruni ja suhkruga.
ja lihtsalt nii hea. Nagu see Bougie Marshmallow on ka, oli enne üks mu nagu lemmikutest magusatest, aga see ületas selle, sest ta ei ole nii magus, aga tal on mingi natukene samad noodid, aga ta on nagu kergelt sidrunine ja üldse mitte vetsupoti klots, nagu ma kartsin. Nii et super hea. Ja nüüd ma lõhnan nagu sidrunikomm. Poleks arvanud, et me selle reisi jooksul ka Varssavisse jõuame. Aga siin me oleme. Ja me oleme nüüd 3 linnas Sephoras käinud. Ja mäletad, kui ma tulin, ma ütlesin, ma olen käinud ainult 1 korra Sephoras ja see oligi Rootsis 1 korra. Ja nüüd ma ei ole enam ainult 1 korra käinud. Sa oled 4 korda käinud. Ma olen päris palju käinud juba. Nii, me tulime Pauli sööma. Võtsime tagliatelle pastat ja vett. Selline koht. Toidud tunduvad head, vähemalt teistel. Siin olid küll väga-väga ilusa ja ahvatleva väljanägemisega erinevad saialised. Väga nunnud. Aga me oleme omajagu saia juba söönud tegelikult. Vähemalt tunne on selline. Ja ühesõnaga ei. Pasta näeb väga hea välja ja Kaisa ütles, et esimene amps oli juba väga hea ka, nii et jääd isu mulle ka. Kaisa, me lähme koju. Ise ka ei usu. Ma ei tea, kas te kuulete meid, aga ega see vaiksemaks kuskil tõenäoliselt ei lähe. Me istume täiesti eraldi niimoodi, et kuna me ostsime selle pileti lihtsalt nii viimasel minutil, siis mina istun kõige esimeses reas ja Kaisa tõenäoliselt kõige viimases reas, sest mul on 1B ja tal on 29B. Noh, ei ole hullu, vähemalt me saame lõpuks koju. Ma ei suuda uskuda lihtsalt, et me istume siin bussis ja ma ütlesin enne Kaisale ka, ma ei ole mitte kunagi olnud ühestki riigist nii rõõmus, et lahkuda nagu. Ja. Lihtsalt sellepärast, et tänane päev on olnud nagu. Arvake ära, kus me oleme. Mul on veidi selline tunne, nagu me läksime sattunud sinna varjatud kaamerasse. Et meid on terve päev pandud proovile, et nagu kuidas Sigrid ja Kaisa saavad hakkama ja lihtsalt. Jah, mul oli natuke isegi piinlik seda kaamerat kätte võtta ja öelda, et mitte, et me oleme Tallinnas, tere tulemast Tallinnasse, vaid et me oleme siin samas, kus me just sisse läksime. Me olime juba, istusime bussis, ootasime, et lennukile viidaks ja siis tuldi ütlema, et lennukil on tehniline rike, mingi probleem. Mingi viga. Ja et minge tagasi lennujaama. See on naljakas. See on kurb, aga tõsi. No jah, me siis ootame. Meil ei jää ju muud üle. Nüüd on siuke lugu, et see ei ole enam isegi mitte natuke naljakas. Sellepärast, et meile tuli sõnum, et meie lend on edasi lükatud kuni kella 22:40. Tuju on endiselt õnneks nagu selles mõttes okei. Lihtsalt me oleme me näeme nagu 2 rotti välja. Me oleme terve päev solgutatud ja me oleme väsinud. Kell on 19:51. Võib vist 3 tundi aega. See on meie kontrolli alt väljas. Me ei saa seda muuta, aga meil on lubatud olla natuke pettunud. Päike tuli välja, aga meile sellest on vähe abi. Meid õue ei lasta ilmselt.
Kaisale helistas nüüd teist korda juba Wizz Airi Budapesti number nagu klienditoe number ja ma ütlesin, et võta igaks juhuks vastu, kui ta nagu uuesti helistavad. See oli mingi robot, küsitlus. Aga me küsiksime sult mõned küsimused, et kas sul on 5 minutit aega meile tagasisidet anda? Ma ei taha sulle mingi... Yes ka, aga nagu... Sest ta küsis alguses, et kas sina oled see, kes reisib või sa ostid kellelegi teisele piletit. Ma olingi yes. Siis ma ütlesin, et mis siit nüüd edasi tuleb tagasi seda küsitlus. Mine ära. Ausõna. Ei meeldi lihtsalt. Ma loodan, et me saame turvaliselt koju ja see on kõige olulisem ja siis mulle võib-olla natuke meeldib. No nii, kell on 21.41. Ma olen siin vetsu ukse taga, väga hea koht filmimiseks. Aga ma tahaksin süüa, aga mu kõht on nii bloated, et ma ei ole kindel, et sinna midagi mahub. Ja käisin vetsus, see on nüüd natuke rõve. Ja mul on tunne, et mu püksid on kellegi pissiga koos natukene. Ma proovisin niimoodi küll istuda, et püksid ei puutuks ei põrandat ega potti, aga need ikkagi vist puutusid potti. Aga ma ütlen ausalt praeguseks hetkeks, mul on nii suva. Ma ei viitsi isegi neid pükse ära vahetada, nagu kui on see kellegi uriin, siis see on kellegi uriin. Ma ei, nagu, te võite arvata, et see on väga rõve, see ongi väga rõve. Aga me oleme reaalselt üle 16 tunni üritanud koju saada juba ja ma ei jaksa enam. Suva. No, jah. Ma nagu oleksin juba filminud midagi sellist enne. Ma pessin vahepeal oma tuka ära ja ma tunnen ennast austöödes palju paremini. Ja ma tänan Jumalat või keda iganes, et see lend on nii lühike, nagu te saame suht kiiresti koju. No nii, olen lennukis ja ausalt öeldes ma tunnen suht suurt ärevust praegult ja see on üsna ebameeldiv. Ma istun 2 võõra mehe vahel, aga saab koju. Me oleme kodus. Seisuta. Tšau. Ma monteerisin just seda vlogi, mida teie vaatasite praegu ja mul on nii tore meel, et sa jõudsid siia lõppu. Mis on veel super tore ja lahe ja teeb palju... Ma loodan, et te seisate igasugust asjade peale praegu. Anyways, eelmine vlog, Poola vlog on jõudnud nii paljude vaatajateni ja see natuke on isegi hirmutav, aga mul on selle üle ainult hea meel tegelikult. Mul on nii tore meel näha, et meid on siia kanalile kogunenud kohe 200. Nagu täiesti uskumatu. Ma tean, et nendele inimestele, kes ei ole võib-olla kunagi ühtegi videot monteerinud, ei tundu see suure asjana. Ja vaatamata sellele, et ma tegelikult YouTube'i ju alustasin iseenda jaoks ja endiselt teen ainult iseenda jaoks, siis ikka on ju tore ja teeb meele rõõmsaks, kui see jõuab paljude silmapaarideni. Siia taha on läinud suur töö. Kojutuleku päev. See lihtsalt oli üks lõputu unenägu, mis justkui nagu ei tahtnudki otse lõppeda. Ja ma olen nii tänulik Kaisale, ma olen nii tänulik kogu elule, et see seiklus sai üldse toimuda ja olge julgemad. Et isegi kui tundub midagi väga hirmutav, siis tõenäoliselt see ongi just kõige lahedam asi. Järgmised videod, mis nüüd tulema hakkavad, on meie Montenegro reisist, kus me käisime juunikuus. Ma olen väga agar filmija, aga mul monteerimisega läheb aega. Ja kuna ma tõesti ei tahtnud, et see Poola vlog tuleks mitu kuud hiljem, siis ma panin selle siia vahele ja järgmised videod tulevad juba meie reisiseiklustest. Ma mõtlesin, et ma korra tulen, hüppan siia ja tänan teid kõiki, reaalselt kõiki, kes on jõudnud siia
kes mulle kaasa elavad, kes julgevad seda välja näidata, nagu lihtsalt nii äge. Aitäh teile!